Vaktsiinid, antikehad, vananemisvastased ained otse taimedest. Just selle poole püüdlebki Euroopa Liidu projekt Newcotiana, lootes ühendada omavahel teadus- ja majandushuvid ning luua kasulike kasutusaladega taimesorte. Newcotiana konsortiumisse kuulub 19 tööstusvaldkonna ja akadeemilist projektipartnerit 8 Euroopa riigist ja Austraaliast. Newcotiana soovib muuta tubakataimi selliselt, et tekiksid uued sordid, mida kasutada meditsiinis ja kosmeetikatööstuses. Seda protsessi nimetatakse molekulaarpõllumajanduseks. See on uus haru taimede biotehnoloogias, mis muudab spetsiifiliselt aretatud taimesordid, mis on loodud kas traditsiooniliste või uute sordiaretusmeetoditega, biovabrikuteks, mis suudavad toota tööstuslikke, kosmeetilisi või farmatseutilisi aineid. Hetkel toodetakse neid aineid loomade abil või bioreaktorites, mida on aga üsna kallis ehitada ja töös hoida. Nende ainete tootmisel taimede abil on nii eeliseid kui ka miinuseid. Ühelt poolt on säärane tootmisviis ohutum. Patogeenide inimesele kadumise risk on väike, nagu ka nakkusoht. Selleks pannakse ained taimerakkudesse pakituna, mis tähendab, et neil on kindel eluiga. Molekulaarpõllumajandus taimede abil võib olla ka 10–100 korda odavam kui bioreaktorite töös hoidmine või loomapidamine. Ravimitööstuses kasutatavaid taimi saab kasvatada ka arengumaades, et protsess oleks lihtsam ja odavam ning kättesaadavam. Teisalt on kriitikud mures, et muundatud taimed võivad mitte GMO taimedega risttolmelda või isegi meie toidulauale jõuda, sest muundatud taimede kudedes on aktiivseid koostisosi. Kriitikud muretsevad ka sääraste taimede aretamisega seotud suurettevõtete majandushuvide ja mõjuvõimu pärast. Tänasel päeval puudutab molekulaarpõllumajandus teatud tüüpi söögitaimi, mis ei ole mõeldud söömiseks. Näiteks osasid kartuli, porgandi, tomati, riisi ja maisisorte. Molekulaarpõllumajanduse rakendamine söögitaimedes toob kaasa teatud eelised. Näiteks sääraselt loodud teraviljade valgud näivad kuumusele paremini vastupidavat. Kuigi mittesöödavad taimed ei pruugi õnnetuse tagajärjel või eksikombel toiduahelasse sattuda, on nende miinuseks samas madalam stabiilsus ja vähem efektiivne tootmisprotsess. Molekulaarpõllumajandust saab rakendada ka mittesöödavates taimedes. Tubakataimi nimetatakse teaduses niinimetatud mudeltaimedeks, mis tähendab, et teadlased on neid pikalt uurinud ja tunnevad neid üsna hästi. Newcotiana projekti huvitavad tubakataimed 2 kasutusvaldkonnas, kosmeetikas ja ravimitööstuses. Kosmeetikatööstust huvitavad inimeste kasvufaktorid, ained, mis on kehas olemas ja millel on vananemisvastane toime. Kosmeetikas kasutatavad inimeste kasvufaktorid on reeglina loodud laboris mikroorganismide ja inimeste rakukultuuride või loomade abiga. Valdkonnas on suur huvi toota neid taimedes ja üks Newcotiana partner, kosmeetikaettevõte Sesterma, on juba turule viinud ühe tootesarja, kus kasutatakse ühe Austraalia tubakasordi toodetud kasvufaktoreid. Teised tooted on pigem ravimitööstuse huviorbiidis ja nende hulgas on ka nahka niisutav ja kaitsev skvaleen, mida hetkel sünteesitakse haimaksast. Viimasel ajal on muutunud tavapäraseks see, et haisid püütakse skvaleeniga tervisekapslite tootmise eesmärgil. Skvaleeni tootmine tubakas oleks seega sellele alternatiiviks ja on veel teisigi aineid, mida kaaluda. Põletikuvastased ained, vaktsiinid ja antikehad. Näiteks Ebola vaktsiini tootmiseks kasutati tubakataimi. Kliiniliste uuringute tegemiseks kulub pikk aeg ja palju raha ning see vajab kindlasti suuremat rahalist investeeringut. Kas keskenduma peaks ravimitööstuses või kosmeetikatööstuses vajalike ainete loomisele või mõlemale valdkonnale? On seal vahet, millist taimesorti eesmärki saavutamiseks kasutada või peaks olema tegemist taimega, mis muudab tootmise kõige lihtsamaks, odavamaks ja tõhusamaks?